See on see auto ostu kuu on või? Kuidagi liiga paljuks läheb neid juba. Aga see loodetavasti perekonda ei jää, selle liigub uutele jahimaadele. Autodiileri projekt siis või? Passat, Põlva Passat. Noh, ta ei ole see OG Põlva Passat, aga ta on see noorem suulane. Et siin läbi juhust jõudis see auto minuni, et oi kui keerulisi teid pidi, et sellest lähme tuppa, räägime sees. Aga nüüd ta on siin. Näed, isegi aku ei ole veel tühi. Nii et nagu te näete, ta on natuke lowrider ka. Aga sõidame tuppa ja vaatame need kahjustused üle, et kas oli ka hea ost. Käima läheb juba siin pool võituna. Yeah. Aumobiil. No üks lollikindlamaid ja ägedamaid autosid. Siin on tehnoloogia. Miks see õige originaali töötavad? Mis siin tehtud on? See on alles isegi. Tuleb veski keitida. Kõige Volkswagen üks mõtlevad paremaid ja õnnestumaid pommikindlamaid mootoreid. 1.9 TDI pumptüüs. Ütleme niimoodi, et tänapäeva mõistes ikkagi legendaarne ja sõidavad palju ja seda on selle auto pealt ka näha. Sellepärast, kui me vaatame odomeetri näitu, siis see on 469 119. Ja selle auto saamislugu on ka siuke huvitav, et meil see agent Lõuna-Eestist seal tegutsev legendaarne autoärikas Jäpe Jope andis kontaktid, vaata, ta üle Eesti kaupleb sinna ja ta pakkus mulle seda. Ja oligi nagu tiil lukkust peaaegu ja siis ma juba läksingi käruga järgi. Siis omanik helistas, et ta mõtles ümber, et ta ei taha seda ikkagi müüa. Tükse hinnaga ja täna, et tal on ikkagi vaja seda ja ta teeb korda selle. Aga siis läksid mõned nädalad päevad mööda. Karel oli pettunud, frustratsioon, milline ülelaskmine ja lend. Ma olin juba poole maa peal ja siis siuke accident. Noh, ikka juhtub. Ega kõiki peagi müüma ju, võib alati ümber mõelda. Ja siis paar nädalat hiljem kirjutas ta uuesti selle agendile ja ütles, et hea küll, nüüd ta on nõus müüma. No siis sai sealt veel tingitud 20 eurot alla ja siis ma ütlesin, ma tulen järgi. Kui pakutakse auto eest hindasid, ega kõiki vastu ei peagi võtma, võibki loobuda, aga näed, ringiga tuli tagasi, mõtles, et korda tegemispakkumine oli mingi üle 600 euro all täidetavalt, et raha korda tegemiseks ei ole. Meil siin garaažis on kuldsed käed ja me teeme ta korda ja läheb uuele ringile. See pidi olema nagu upo pesumasin, see pidi põllest põlve olema. Isa sõitis, onu sõitis, tädi sõitis, nüüd sõitis laps, poeg, ma täpselt ei teagi, ma kõike ei suutnud ära salestada. Aga selline ta on siis. Universaal, vändaga akned, vänt on puudu, see pidi ka olema tegelikult kuskilt taskusta. Selle leiame. Roost, siinpool pole isegi natuke. Kärupump. Ja saab vedada mingisugust käru või haagist siis. No see uks lainetab sealt olnud. Praegu kiiruga vaadates. Toon klaas ka ujub. Siin on kalad sees, mis siin toimub. See auto on puhtaks tehtud siin ega. Klaas jah. Puhtaks tehtud siin nagu mingit aarete saart ei olegi võinud. Saagi midagi kaevata välja. Lumehari on. See on ka tühine. Ei ole üks patsi kumm on ikkagi. Mis siin on? Suitsu pole tehtud, käetuge ka ei ole. Oota, mis siin on? See on mingi paber. Istme vahel on paber. No nii, salakiri. Tere, olen huvitatud teie auto ostmisest. Siin on numbrid ka, ma ei saa näidata. Kuule Jäpe, sa pead ikkagi, sul on veel arenemisruumi, et käid sa ka neid tahvleid auto akende vahele niimoodi panemas. Vaata, kus Tallinnas legendid töötavad. Sul on konkurent, näed, et ma võin sulle pärast numbri anda, saate oma vahel seal WhatsAppis suhelda. Noh, reliik ja selle paneme siia. Aga mis siin sees on, näed, siin on olnud kuragi mingi parda kaamera moodi asi ja ongi pliidinupud, aga konditsioneer, raadio, CD-raadio, ma isegi ei tea, kas see töötab, ma pimedas ostsin, ajasin käru peale, ega siukse hinna eest sai küsi nagu mingit lisaküsimus. On, mis on, läheb edasi. Mis see on? Töötab. Ma ei oska raadiot tööle panna. Vale nupp. Istme soojendused on ka. No selge, auks. Kuule mingi popin pakk.
Mine kinni nüüd. Siit läheb kinni. Ja kujutate ette või? 2 võtit. Vaatasin originaallogogi peal või? Tavaliselt nüüd kukuvad välja. Aga näedki niiskust autos. Iste ei olegi katki, vaata istme katted on pea. Päästab. Ja põhiline häda siis pidi olema tagapidurid ja 1 või 2 vedru on. Mõlemad vedrud on ees katki või? Ma ei teagi. Noh, see oli ka üllatus, no ma ei teadnud. See on easy fix äkki. Nii et tõstame ülesse. Teeme kiire veermiku kontrolli. Magnus on juba kallale läinud. Kohe lammutama. Mootori kate minema. Hammasrihma kate minema. Katte peal oli kirjas, millal vahetatud on just kui 380 000 näed, 17 aeg on täis. Aga rihm iseenesest ei näe väga hull välja. See on väga okei, jah. Pragus midagi pole. Kenekas on ka nagu värskemat moodi, kunagi on vahetatud, rihm on ka vahetatud, seal pinguti vaata, see sidur tundub väga uus läigib. Tundub, mootor on ka kuiv. Summuti sukkunuus. Kurat öeldud, turbast tuled sa välja, tuleb otsa nii pisike rihm. Huvitav. Aga kuiv ju. No need ei lekige tegelikult üldiselt. Kui siis see vaakum tandempump on ju? Jah, väga minimaalselt. Vägev ju. Hakkame vaatama, mis siin veermikus on. Aga siin on ka mingi asi juhtunud nüüd. Mul on siuke tunne, et nagu ratas oleks lahti jäetud. Vaata, kui ratas alt ära tuleb, siis ta kukub sinna poole. Ta on volti löönud ja siit käib kergelt ukse vastu ka see. Siia vaja natuke jälle kevetööd teha. Et ta vastu usti käi viisakamaks teha, ega see muud varianti ei ole. Uut tiiba küll nüüd selle pärast otsima ei hakka. See ei leia raudselt siukest imelikku värvi jälle seda. Kõik on pleekinud. No näita valgust. Kui katki on vedru? Jaa! Ära näppe vahele, vaja äkki vahele veel. No siin on 1 keerd ja siin on veel paar keerdu. Aita puruks. Isegi raske on näidata, aga... Siin on parem aru saada, et ülal ei ole, vaata. Ei ole, jah. Tüüjus vedru on katki. See on siuke ka nendel tüüpiline viga tegelikult omal ajal. Sai neid vahestatud päris palju. Kuidas ketas klotsi on? Tundub nagu värski isegi. Klots on hea, jah. Klots on palju. Käib ringi isegi. Nii, tagakettad klotsid pidid olema küpsised. Või midagi. No siin on uued klotsid ju. Sassi. Uued kettad klotsid. Need on uued. Tolmulöögi uksid on ka kunagi vahetatud, jah? Huvitav. Nagu... Kepis ostugi. Siin on ka uued või? Jep. Ja pidur peal ei ole või? Siin on pidur peal. Aga kuskilgi pakutigi, et hinnapakkumine uued kettad, klotsid, kõik. See on käsipidur õlg raudselt. Supportid. Või supportid, jah. Need maksavad 35-45 euro tükk. Jah, no siis ongi, jah, kettad, klotsid paned ka uued, vedrud, ma ei tea, mingi 6 sotti vist oli mingi pakkumine olnud. Noh, siia vedru on terve. Nii nagu roosteta. Aga läbi ei ole selline. Värv on lahti. Konditsioneeriga versioon on ju. Jaa. No, vaata või. Pistik. Tehva soojendus. On huvitav, kas see on õli oma või on siis jahutusvedeliku. Vaatame, mis on põhja all. No nii. Veoväli kattekuum on terve õnneks. Mootor on kuiv peaaegu. Põhjakatte on isegi all. Keegi luksed sisse. Tea, jah? Oma võtme. Kes ukse laatid? Mina. Vaata korrati, purjus suusataja. Mis teete siin? Inspekteerime parimat ostu. Sama nagu see või? Kontroll või? Kontroll. Noh, luud terved või? Jah. Vedastud. Nii, supportid ja vaata sinna, mis siin on. Pidur on peal, jah, sinini. Aga siin on äkki kinni üldse need liugurid. Käsipiduri hoob on ka oma koha peal. See isegi töötab. Plekk on. Kuhu plekki pole? Savina. Kellegil ei ole nagu nii plekki. Kõigil on plekk otsas. Taga võtab uksed on mingit vahetatud. Need on liiva orralikud nad välja. Need on ägedad, need suured puksid. Need oli jõmmul lihtne vahetada. Sumps on originaal. Kurat, alt vaatad, ei saagi aru, et see auto oleks 0,5 milli läbi sõitnud. Üllatav visakas, jah? Selle aasta kohta.
nii et, kellel vaja, paneme oksjonile, juba autodiilerisse niisama. Siin pidurtooldus ja nipet-näpet ja oksjonile vabalt. Ei olegi see kurat nimekiri nii hull. See on väga tiim, jah. Siit on kasumi lõhnasi. Kas said kasumi projekti enda? Kasumlik projekt üle pika aja ka siin midagi majas või? Kõik on miinused ainult. Mul on ainult miinused. Vaht, ime lülitan siin. Mida siit lülitada saab huvita? See või tehaga seotud või? Vist on, jah? Ei, ma ei usu. Nii kaitse ja... lisatuled on äkki olnud kuna. Jah, siin on need lisatud laudalt. Aga need kõik need siit lülitada saab. Ja see läheb ka ikkagi siia mingi massi kohe. Ei tea. Aku on ka. Mass, kuule kõik on lahti sinna. Tuleb üle vaadata. Ja kapoti avamise värgiga on seal midagi on ära väänatud ja lõhutud, vaata mis sellega. Aga pagasnikusse ka ei vaadata, mis seal huvitavat on. Selline nipet-näpet, täpselt paras. Nii midagi üle olevat. Vahepeal on nende odavate autodega lihtne. Isegi luuki mädane, aga... Nii, mis varandus meil siit leiame siis? Oba! Tõkis kinga, kodukootud. Nii, tule kustuti. Ärmas. Siin on veel mootori või need istmekatted või? Ja matid. Muudist rohkem ei olegi. Tavarratas. Ja mõni Volkswagen oskab kõige koha peale ka panna neid. Mitte nagu Sarannil on ju. Siim teab seda, südavat. 22 võti, 30. Siin on varandust juba. Siin veel on. Vaata see käib ju. Niimoodi midagi. Nii. Koliseb hästi siin. Õli leiab siit. Nöör. Pudelid. Natuke koristamist on. Jätame teda sulama siia. Koristame üks päev ära. Telime varuosad. Ja hakkame ühest otsast minema sellega. No ja veel ei käi. Pane kähku käima. Ma ütlen, kui starte ja käima läheb. Trofee! Veel on jõudu kehas ja käes. Näete, selline näeb välja siis katkine vedrutaja. Oota, selle saabki niimoodi ära võtta siit. Vaata, saab ära keerata selle siit. Äkki või? Ei saa ühe võtta, nii kitsad. Katki on. Lukku lasin, näed, see on siin. Nii, aga meil on uued olemas. Vampiira sooduskood kehtib trodo.ee-s. Tuleb teile, näed, ilusa pappkastiga tükid kohale ja teise vedru sees on vedru. Ehk see on ka veel siuke trikiga ülesanne, nagu vaata need pusled on, et pead lahti saama. Kuidas sa saad ühe vedru teise vedru seest kätte? Vot see on küsimus. Et Trodos leiab igasuguseid varuosasid autodele, filtreid, panete selle koodi sinna sisse ja siis saate need endale soetada sealt. Ärge vampiira sooduskoodi unustage. Mida helvetit? No vaata, see nüüd oma pusled. Mul on natuke aega, minge vaadake Trodo.ee-st järgi asju. Ega ma ei tea, mis see peab keerama kuidagi seda välja. Ma tean, ma olen näinud kunagi. See on üks vedru tegelikult. Mul on ühte siit vähe, aga relakaga vist peab lahti lõikama. Tundub nii.
vedrud sai vahetatud, Karel on ikka hea inimene, ta vahetas mõlemad ära, vaata, tegelikult oleks võinud teha nagu ühe ainult. Noh, hea on see, kui teed ikka mõlemad paari kaupa. Noh, eriti kõva vend oleks, kui oleks pannud uued mordid ja asjad ka, aga no kurat see eelarvest enam ei mahu. Tagapidurid käisime üle, tegime hoolduse, seal olid liugurid ja klotsid kinni natuke, et sai puhastatud, tundus, et hakkas liikuma. Nüüd me oleme siin kapoti all tagasi, olen ära võtnud kapoti lukusti, mis näeb ilusalt puhas välja. Ja siin on üks lüliti, vaadake, see on mikrolüliti, see annab teile teada, kuule. Juba klõpa käib. See annab teile teada, kas teil on kapott lahti või kinni. Ja näed, Rodos on täitsa olemas, siukseid tooteid ka. Leiab B-osa ja täiesti ütleme niimoodi, et mõistliku ja nalja hinnaga. Uus asi, paneme selle külge, vaata, alati tuleb võrrelda neid tooteid enne, kui sa võiskad siin. Vaata, kui nüüd puhas on mikrolüliti või ümber tõsta, et siin on pesa olemas selle jaoks. Nii et vahetame selle ka ära, et siis saab selle tuuleluku asja korda, et ei pea seda tuuleluku kasutama, vaid saab kasutada originaali, mis siin ikkagi mõeldud on. Ja need läksid ka vanasti omal ajal katki siit otstest kogu aeg, et neid sai vahetada pidevalt. Ja siis tule lahti. Siis saab kapotid rass tagasi panna, seda ei tohi unustada, muidu hakkab veel rohkem nalja saama. Nii, valmis ta ongi. Ja see on mehaaniku elus üks kõige tähtsamaid hetki, kui sa peale kapoti luku vahetust mõtled elu üle järgi. Nii, kontrollime, tuulelukk töötab. Ja nüüd on see pidulik hetk ja siis sulle meenub. Oota, tross jäi ju külge panemat. Aga kas ka päriselt? Midagi juhtus. Saab vist täna ikkagi magada, rahu südamega. Nii, üks asi on korras. Vaata, kui tuled üle, mida vaat tagant. Passati tagumikku. See on nii ilus. Suht lame. Lame. Isi oled lame. Parkid on? Midagi on. Korraks tuli, aga äkki tõesti. No kuule, on. On. Vedelik on otsa võit. Nii. Eest, parkid. Oota. Kunde park on surnud. Suunatuled on, aga Kunde pool on nagu, sul on 2 pirni. Aha. Täistuled on. Aga ülejäänud osa on küll. Siin on täitsa 0. On 2 pirni vahet, täistuli töötas. Suund töötas. No teeme pirnid ka korda siis. 1 ja 2. Nii. No peaaegu sai hakkama. Nii hea idee tuli. See on nii valge, seda pirni ei näe, kui sul see pirn põlemale. Jah. Mis näe, ma näitan sulle hõõgniidiga pirn. No. Tead, kus see võtab voolu? Vaata nüüd. Hops. Näi. See on top tipp mehaaniku poolt, vaata. Nüüd sa pane pirn põlema. Ja siis on palju lihtsam auku otsida, valgus on olemas. Vaata, näed, nüüd näed, vaata siit poolt. Vaatad. Kust tuleb valgus, näed? Siit tulebki ja lükkad pessa. Hopsti. Täna te õppisite midagi uut, aga noh, palju neid inimesi on meie vaatajaskonnas, kes suudavad täna ise auto pirni vahetada. Mitte, et ma kahtleks teie võimetes, vaid lihtsalt väga paljudel autodel. Lihtsalt pole võimalik vahetada neid, sellepärast, et tehased on uhuud. Aga omal ajal Volkswagen mõtles, et noh, kui sul ikkagi täis tuli TRS katki läheb või nagu kiirteed autopaanil 200-ga lased, siis tuleb võimalus võtta pardakast ja ise ära vahetada see. Nii, vaata, kuidas see. Põleb ka, mõtle. See asi sul põleb. No kuna tuli midagi. Tuli midagi või? Tuli, jah. No näed, nii lihtsalt saigi pirni vahetada korda. Et jumala hull, jah, ja mis need uute autodega veel on, et selle LED tuled ju, nagu LED-id ja laserid, särgid, värgid. Seal ei saa pirni vahetada. Uus tuli. Ja noh. Mõnusalt ikka. Väga mõnusalt. Katteid ärge tagasi pange, siis ei lähe niiskus sisse. Muidu katte hoiab niiskus kinni, ei saa välja. Peale rataste vahetust või lahti käimist ei tasu neid lahti unustada. Võib-olla sõidate 3 rattaga pärast. Selle jaoks on hea, vaata, juhtumeetrine võtjad. Karel keeleb ülekaane. Sai pihta 112.
aga võti saab kurjaks su peale, kui sa üle keerad, 128. Jõle tundlik värk. Jõudu on käes siis nii palju vist. Nii pika võtmega ongi keeruline väikest jõudu teha. Ja, sain 110,6. Paakol on olemas igast uitavaid newtonmeetris võtmeid. Igale maitsele. Aga nüüd see tuleb see kõik see põnevam osa. Nagu saarlased ütlevad. Koristama tuleb hakata. Tolmu imeja kätte. Näed, võtame siit. See on glass clean. No klaasid võiks ka puhtaks teha. Nüüd võtame see multifoam ka. Käime armatuuriga üle. Karl, vaata. Kummas käest. Tead, mis on? Üks asi on puudu. Kemmi aparaat. Lähedal. Akutrell on, aga... Meil ei ole seda svammi või? Meil ei ole siin... Kummas käest? Ma lähen koju, ma ei tahagi kumma kätt. Viskad maa või? ma ise ka nüüd ei tea, ma segasin nii palju, vaata, et ma ütlen, ma segan veel. No sega, siis vali siis ma ei tea. Ma võtan parem, on alati parem. Multifoam. Sul läheb kauem kui mul. Jah, klaasi on lihtsam teha. Alati tuleb istme alla vaadata. Äkki leiab midagi huvitavat. Raha, miljonid. Näed, silt. No vot, mis see on? Põrnaimugi. Svamm. Auguga svamm. Ei tea. Pirn. Jälle häid mõtteid. Oleks pidanud enne vaatama siit, äkki terve pirnis on. Kurat, ei ole raha siin. Ainult mustus on. Vaatame teiselt poolt kaibus. Sina pole ka? No nii. Siin on paljaks. Ei ole midagi. Siin ei tundu olevat midagi. Mingi Boschi karp on siin, aju on. Oota, käe tugine isegi. Oba, ongi. Luksus pilgule. Kurat, ma teen siit alt ka puhtaks juba, see on äge ju. Läks ikka suureks puhastuseks. Väga suureks puhastuseks. No nii, päev 2 juba siin Passati hoolduse, remondi ja parandustöödega, et teeme siin viimane lihv. Eile sai sees tehtud, täna teeme siis klaasid, polstrid, kõik muud asjad puhtaks. Ja saame selle autodiilerisse müüki panna. Põlva Passat, siia jooksevad inimesed tormi, ma arvan. Inimesed helistavad juba. Mul pole kuulutust üleval, kuidas nad helistada saavad, mingi võõras number jälle. Jumal küll, ma võtan vastu, ma tean küll, mis siit tuleb. Ei, praegu selle teemaga ei tegele, et ei soovi, et võib pakkumised meile panna. Jumal, viimasel ajal olen neid siukseid kõnesid võõrastelt numbritelt väga palju saanud, sellepärast, et toimus registris andmete vahetust. Läbi kurbade sündmuste on minust saanud koos vennaga siis metsaomanik. Ja nüüd need saakalid on sellele jaole saanud, minu number ikkagi, kes tahab, on avalikult ju saadav, ja siis nad helistavad. Tegelikult nad tüütasid minu vanaema juba ka väga pikemat aega, aga siis me ütlesime vanaemale ka, et ära räägi nendega, kui sa tahad lobiseda, räägi nende igast muid asju, aga ära nagu detailidesse lasku ja ära mingit vetsa luba neile müüa maad ega midagi. Ja nad helistavad nüüd mulle ja tahavad osta seda väikest tükikest, kas tervena, raieõigust ja kõike ja pakuvad ikkagi siukseid naljanumbreid. Mina olen vanem ja targem ja mu vend ka, et me ikkagi teeme turu-uuringut ja me teame, mis selle väärtus on, aga ikkagi saakalid üritavad seda kommiraha eest ära võtta. Ega metsamüüki ei ole nagu automüük, et siuh-sauh, müüd homme, ostad täna. Metsa eest tuleb ikka hoolt kanda ja läbi mõelda, et see on pikaajaline protsess, et mets ei kasva siin ühe aastaga suureks, vaid see on siuke pikk investeering. Seda tuleb rahulikult ja tasakaalukalt läbi mõelda, et mitte uisa-päisa igale ühele see ära anda. Nii, aga lõpetame siin Passatiga selle värgi ära, siis teeme kuulutuse valmis ja autodiileris on ka tulemas kampaania, nii et lähme arvuti taha ja räägime sellest lähemalt. Vaatame, mis Eesti Passati turg teeb meil siin autodiileris, siis näed, kõige odavam Passat on see uuem Ken ja isegi ma räägin, vanad on kallimad, sellepärast need ongi võib-olla natuke paremad.
hinnad on meil niisugused huvitavad siis, et ma vaatasin siin veel turu-uuringut. Aga autodiilerisse on ju kuulutuse panemine niimoodi lihtne, teate auto numbrit, buum, Maanteeametist tulevad enamus andmed juba kaasa, nagu näiteks kilovatid, isegi läbisõit, viimane nii-öelda ülevaatuse järgi, kontrollite ära kõik, panete edasi, siit saate veel igast asju kontrollida, millal on ülevaatus, särki-värki ja piltide lisamisega on siuke asi, telefoniga väljast tegin tšik-tšik-tšik, aga nüüd on see, kuidas telefonis saab pildid panna kuulutuse külge. Et ei pea kasutama Dropboxi ja midagi salvestama mitu korda, vaid siin on QR-kood. Selle tõmbate telefonis lahti, siis ta küsib, vali pildid galeriist, paned pum-pum-pum-pum-pum, enter ja kõik pildid hüppavadki siia kuulutuse peale ja ongi valmis. Ja nüüd, kuna kevad on käes ja ost-müük kahetsus aeg on tulemas, siis kõigile eraisikutele, kes nüüd panevad autodiileriste kuulutuse 30 päeva, kuni aprilli lõpuni on tasuta. Nii et isegi kui te ei taha autot müüa, pange kalli hinnaga ülesse ja vaadake, äkki keegi tahab ära osta, just otsib sellist autot nagu teil on. Pange kõik autod ülesse, hobiautod, tööautod, müügiautod, naise, ema, lapse, sõbra, ma ei tea, ämma, äia, kõik müüge maha ja ostke uued ja paremad ja kõike seda saab teha läbi autodiileri. Nii et ma lõpetan ka siin selle Passati kuulutuse ülespanemise ära. Vaatame, kas keegi tunneb huvi lähipäevadel nädala jooksul ja kui keegi huvi ei tunne, siis läheb oksjonile. Ja sinna päikseloojandust seda läkski. Nii et aeg on tibud kokku lugeda. Lähme vaatame, mis seis jäi. Vaatame siis numbrid üle, et selle aasta esimene autodiileri projekt nii-öelda ja oleme saanud ikkagi suure hoo sisse ja kui sa ikkagi ühe auto pealt, nii odava auto pealt teenid kasumit, siis 637 €, siis see on ikkagi müstiline. Aga noh, auto tuli odavalt kätte ka. Need asjad, mis karjusid hädasti, et on vaja korda teha, need sai tehtud, ülevaatus sai peale ja sinna ta läkski. Et tegelikult ma olin juba nii lähedal, et panna seda autot oksjonile, sellepärast huvilisi oli, aga pakuti veel huvitavaid hindasid, aga mul oli lihtsalt kinni see idee, et peab saama 1000 € auto müüdud. Ja ma müüki panin ta palju kallimalt, alati tuleb fishida, äkki oppab. Aga seekord läks niimoodi. Minge fishige teie ka, ärge unustage siis autodiileri kampaaniat, et kuni aprilli lõpuni on eraisikutele 30 päevane kuulutamine nii-öelda tasuta. Kasutage juhust, äkki saate ka hea hinna enda auto eest. Ja vaatame siis selle eelarve üle, mis meil nüüd siis vaba jääk on, et minna uutele jahimaadele. Just kui teoreetiline number siis on 12 179,08 senti. Aga G35 Infinitiga puhuvad siin uued värsked tuuled. Sealt on tulnud selline tuul, et see on siukse hoo sellele autole sisse lükanud, et kes teab juba siin enne suve, kevade lõpus saab äkki keegi selle endale osta. Nii et läheb see auto ka, konverdime teda ümber kareliku isiklikust projektist, sai tegelikult ikkagi autodiileri projekt, sellepärast te olete näinud, et GS on selleks tööloomaks siin soetatud. Nii et pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja jäägem siis ootama Infiniti osa. Tuleb põnev.